No mis tunded siuke armastuslugu tekitab? Tahangi tervitada siin juures Eesti, keda ilmselt ootab ees maamaks, mida me juba maksame. Küüditamine selles mõttes, et kui ei suuda maksta maamaksu, siis lageda taevamaksu võid hakata maksma või siis kolida näiteks Saamusele. Mina ütlen teile, et sõitke kõik Saamusele. Ma näitan teile veel kord, kus kohas asub Saamus, te võib-olla ei mäleta esimesest plokist. Ehk et me asume kuskil siin, mina elan siin. No lühidalt saar jaguneb 2 prefektuuriks, siis on idasektor, läänesektor, nii nagu ligikaudu, siis see saab tühjaks. Kaart saab tühjaks. Et enam-vähem nagu Berliin oli oma ajal külmal sõjal sektoriks jaotud, oli läänesektor, oli idasektor. Aga see selleks jah, et mina tahtsin omalt poolt veel Eestiga seoses rääkida sellest, et lugesin teie uudiseid, kodueestlaste uudised, et miskit riiklikud geoloogid, ma ei tea, geoloogi instituut, mis iganes tahab, mis oli 40 tonni fosforiiti välja kaevandada. Ja sellega seoses tuli meelde, et kuidas Eesti taasiseseisus ju fosforiidisõja järellainetus või see läks nagu sujuvalt üle, eks. Laulvaks evolutsiooniks. Ja huvitav, et kas fosforiit saab sellest aru, et mis võim teda välja kaevab, et kas see on vahet ökoloogilises mõttes nagu looduse mõttes, et kes seda välja kaevab, et või oleme nagu unustanud selle, millal nagu me justkui selle jamaga ühele poole saime ja siis mõnikümmend aastat hiljem muidugi on keegi jälle tark, kes tahab seda maa seest välja kaevata. Tõsi, peab tunnistama, et ega ei olegi nii kergeid valikuid, sest alles hiljuti oli uudis ka sellest, et ikkagi tuumajaam Eestisse, et see ongi tuumajaam versus mõni muu ökoloogiline katastroof. Mina selle peale võtan. Nojah, nagu sa ütlesid, ega seal vist valikuid on vähe. Majandus pitsitab. Jah, meie ka pitsitame, aga majandus ei ole meie käes, eks ole. Et meie oleme vähemalt ökoloogiliselt mõttes nagu turvaliselt, me oleme loodussõbralikud pitsitajad, eks ole. Või topsitajad. Jalajälg. Meie jalajälg on väga väike. Tõsi haiseb. Aga samas üks tugeva jäljega. Me jätame oma jälje. Vähemalt ainus, mida me tea saame, on see, et me teeme selle, et kõik teaksid, et me vähemalt olime siin. See on meie jälg, jah. Aga edasi minnes, kas sul on miskit nüüd vahepeal Eesti uudistest, naabervabariikidest? Ma pean tunnistama, et ma olen nädalate kaupa pealkirju vaadanud. Okei, ainult pealkiri, okei. Ega väga keegi taha teada, millega me siin nädalate kaupa tegeleme. Väga harva leiad nagu uudist, mida tahaks kommenteerida. Jah, et pigem on nii, et kui leiad uudisi, siis pigem ajab jooma või ropendama, et väga palju häid uudiseid nagu ette ei tule. Ei ole tulnud, jah. Ja, aga nii, jah. Ei räägi, ma vaatan, kas on midagi. Sa ikka veel otsid, okei. Niimoodi me armas vaataja seda saadet kokku panemegi, et me teeme nagu jooksval lindil veel viimaseid pingutusi, et leida mõni uudis, mis võiks eetrikõlbulik olla. Ei lihtsalt vaata, kui siin on pealkirjad sellest, et meie Eesti hinnad on jälle kõrgemad kui Leedus ja Lätis ja midagi sellist, et siis me ei taha seda lihtsalt. Ei, ma mõtlen veel kord, et ma pean varsti uue kaardi järgi minema poodi, kui me hakkame neid hinnauudiseid siin käsitlema. Näiteks Sisekaitseakadeemia püüab kehvi koera omanikke harida. Uudis. Koeri peab, et positiivne uudis. Ma olen nõus, koeri peab harima. Kõige hullem, mis võib üldse maailmas olla, on harimata koer. Saate aru? Koera peab harjama. Me ei hakka näitama, meil on siin 2 koera majas. Aga okei, nii. West End, East End. Ei, East End, West End. Ma ei tea. Muide, ma olen mitu korda eksinud selle kaardi näitamisel sellega, et kummal pool on West End, kummal East End. Aga see on väga lihtne põhjus. Lihtsalt ma vaatasin tagurpidi seda kaarti teiselt poolt. Siis ta on nagu opposite või selles mõttes nagu objektiiv, subjekt, negatiiv, positiiv. Aga las ta olla, jah.
võib-olla siis kui nendest festivalidest natuke siin juttu oli. No tähendab, enamus saadetes me oleme natuke rääkinud Eesti osast festivalil ja selle aasta festivali kuupäevadest. Ja. Sul ka sellega seoses uudis? Jaa, juhtus hiljuti nii, tervitan Eesti Kirjanike Liitu, kes mind oma ridades ei arvanud. Kes või mis? Ma täpselt ei tea ju, kuidas see hääletamine käib. Ei, ma mõtlen, et kas Eesti Kirjanike Liit on mis või kes? Selles mõttes, et on ili on A. Ma ei tea, ta on nagu võrdsooline või kesksoost, ma arvan. Ma arvan ka, et ta on võrdsooline. Ja. Aga igal juhul vahet ei ole. Mina sinna ei kuulu ja seetõttu meie sellisele kirjandusfestivalile nagu Prima Vista ei saanud. Aga loomepuhang või palang, ma ütleks isegi, on ka meie sees. Ja seetõttu me siin mõtlesime Aldoga, et vaja oleks alternatiivset underground kirjandusfestivali, mille ma ka nüüd välja kuulutan, armas kuulaja, vaataja. Saamuse Vaba Hääl kuulutab välja festivali Viina Prisma. Te võite saata meile oma kirjandust. Me oleme ka selle festivali kõige suuremad toetajad. Sponsorid, jah, ma ütleks jah. Me oleme selle... Metseenid. Jah, metseenid. Ja, patroonid. Ja nüüd te võite saata meile oma luulet, võite saata oma proosat, pruuni või roosat, vahet ei ole. Meie loeme selle ette või kui te saate meile mõne klipi, siis me võime ka seda ette mängida ja loomulikult me võimalik, et me teeme ka selle osa, et saame nüüd arvustada või teeme pärast seda siukse väikse keskustelu, et mis tundeid esitas ja mis tekitas. Nii et, aga selleks, et see jääks üldsõnaliseks, siis ma teen ise otsa lahti. Mul on siin ots pikalt ees. Et loen siis ühe väikse luuletuse ja siis te võite järgmine kord kirjutada meile, mis te sellest arvate ja üleüldse siis ka oma loomingut saata. Ja luuletus on Pasknäär. Nimi. See pealkiri on selle nimi. Pealkiri on tema nimi. See on nüüd uuem toodang. See on väga uus toodang. See on niimoodi, et ma isegi ei ole seda veel lugenud. Eile just kirjutasin. Seal samas, kus me arutasime, et mida me täna räägime. Mida kõrgemalt Pasknäär lendab, seda kuivem ilm tuleb. Kõige kõrgemalt lendav näär on stratosnäär. Seal lendab pask juba nii kõrgelt, et pole isegi näha. Seda näevad vaid lendurid, kui pask lennuki turbiini venti lendab. Autor teadmata. On sul ka mõni luuletus ette lugeda? Või proosapala? Proosa? Lõpetasin, mis ma muud oskan öelda, kui lõpetasin aprilli keskel oma... Joomise? Ei, lõpetasin päeviku, hakkasin jooma. Kas selleks oli vaja päevik lõpetada? Sa oleks võinud ju jätta selle osa vahele. Ei, lihtsalt kuidagi nüüd juhtus nii, et sain nagu suure tööga ühele poole ja siis tuli pingelangus peale. Ma tean seda tunnet, mul on endal ka mõnikord niimoodi, et ma tunnen, et üks töö on otsas ja teine veel ei ole alanud. Ja siis tekib siuke tühjustunne, nukrus. Just nimelt nukrus. Jah, tulevad meelde ema ja isa, kes muidu tavaliselt tule meelde, aga siis millegi pärast tulevad. Need, kellel on veel ema isa elus, need saavad kirju saata saamusel. Saatke raha. Need on inimesed, kes tõesti päriselt Eestis ja üldse igal pool elavad kirjutamisest. Nad kirjutavad ainult ühte lauset. Palun saatke raha. Aga see selleks. Ja, ma annan otsa jälle sulle. Ei, mis ma selle kohta oskan lisada, et elu käib üles-alla vahest. Ma oleks ka täna võib-olla eelistanud sauna minna või kuhugi mujale. Jälle oma sauna jutuga. Sina tulid oma kuradi podcastiga. Mul ei olnud valikuid. Meie poolkeral pole ka ju sauna. Tõsi, meil on üks 5-tärni hotell tekkinud, kus on täitsa spa olemas ja väidetavalt seal pidi olema ka korralik saun, aga ma ei ole ise seda väisanud. Käib üle minu võimete maksta hotelli tuba kinni. Mis ma öelda tahtsin, et ei olnud nagu olümpiavormi, et sinuga siin jahuda, Jälle spordiuudised, olümpia. Kas sellel festivali pealkirjal Viina Prisma midagi pistmist ka
spordiprismaga või kunagi oli või see saade küll, jah. viljaveski või mõtleme veel. No selles mõttes, et mis ma kostan, see on ainuke prisma, mida mina tunnen. Rohkem prismasid ei ole minu elus olnud. Miks mitte õlleprisma või? Okei, me võime teha sinu ettepanekul, teie lahkel loal, sellele alaliigi natuke light versioon. Noh, siuke kergem versioon. Kõik ei taha ju viinaloomingut. Viinajoomingut. Piima. No vaata, vanasti vähemalt olid mingid viinaravi. Aga mõned inimesed ei taha viina juua. Ei taha viinaga ennast ravida. Tal viin ei maitse. Et siis võib ju õlleravi teha ka, eks ole. Ehk et jah, olgu peale, te saate. Õlleprisma on viinaprisma alaliik. See on nagu alafester, nagu vaata, on nagu PÖFFil on ka need igasugused muud alafesterid. Me võiks kunagi jõuda ka filmifesteriteni, et me kuulutaks välja oma fester. Kui teil on mingid huvitavaid koduvideosid, siis me hea meelega vaatame neid. Ja mõned paneme eetrisse ka. Või paneme kõik eetrisse. Lastesaatesse. Lastesaatesse, jah. Vajaduskorral me võime selle klikki ära võtta sealt, et kui see ikka väga... Ei tea, võib-olla Riho aitab ja saame hakkama. Kuule, Riho, tulegi aita. Mis me siin 8 jahume? Jaamas. Et kas me jõuame äkki järgmisse faasi? Et meil on vist Eesti uudised läbinud. Sa koerte harjamisest rääksid või koerte... Eesti uudised olid puudulikud, ma pean tunnistama. Selles mõttes, et lihtsalt olidki puudulikud. No õnneks me ei kirjuta tunnistusi välja, et... jah, noh. Jaa. Vastan kiiresti, jaa, nii. Sa vastad? Okei. Et... Riho mängib natuke mõtlema. Jaa, me teeme mõttepausi. Hääles? Mul sul häälesta üldse. Või ma annan sulle äkki natuke häälesta. Mis teine sul väljas laulsite? Me võiks teha ju sellise muusikalise klipi. Kas me peaksime vahepeal tegema siis mingisuguse vahekõlli või midagi selle taolist või... Jaa. Me peame vahepeal vist panema kaamera korraks kinni, sellepärast et meil on niimoodi võimalik tegeleda, et vist oli kas alla poole tunni on meil korraga võimalik korraga... Ei, praegu kõik okei selle asjaga, ma arvan, oota. Ma saan lasta seda lugu, mis meile saadeti. Jaa, tervitame ühte Eesti bändi. Bändi kodaniku nimega Typhoon Uno. Ma korraks peangi siis tervituse ette lugema, sellepärast, et nii oleks loomulik. Looduslik? Mida? Ma lihtsalt näitasin. Jaa, see saab... Jaa. Ma juba märkasin, et mul on see täitsa olemas. Niisiis, tänulikud oleme meie ja tänulikud kuulajad Typhoon Unost Sips, Veiks, Stoltser ja Mumsa. Nüüd me laseme teile natuke rahvaloomingut ja loodame, et te saadate meile ka, siis ka teised saadavad meile omapoolseid videoklippe, luulet juba oli jutuks või siis minu pärast kas või proosat, filmiklippe, muusikat, me võtame kõik vastu. Et kas me saaksime siis kuulata, mis eetrisse läheb. Aitäh kõigile nendele nimedele, keda Tarvi nimetas. Täpselt nii. Ei ole kellegi visitada ühiskonda, ei ole kellegi nimelises valitsus. Kas sinust maaletsid jäävad lühiranda, kes nõnda vähesega toolivad kisust. Riigikogus kõigil pohhui, Riigikogus kõigil pohhui, ei ole kusagil nii palju tühi, ei ole kellegi nimelises majandus, kes lihtsalt Toompeal kirjutavad kinni, mõnustavad või hoolivad kisust. Riigikogus kõigil pohhui, Riigikogus kõigil pohhui,
niisiis Typhoon Uno oma loominguga, millega nad kahjuks vist raha ei saa teenida sel lihtsalt põhjusel, et mingid tegelased kunagisest Apelsinist on selle viltst ära patenteerinud, aga mine kuradi tea, äkki on siiski võimalik. Mina parem annaksin raha neile kui sellele bändile, aga see on jälle minu isiklik arvamus. Et jaa, igal juhul tänu saatmise eest ja sellega ma tõestan, enda arvates vähemalt tõestan, et me tõepoolest laseme eetrisse kõike, mida te meile saadate. Ma tõesti loodan, et me kunagi jõuame kirjandusfestivalist ja muusikapaladest kaugemale, aga eks me näe, mis elu toob. Говорит Москва. Ой, голос свободы. Tahaks Moskvasse. Mina küll ei taha. Ma tahaks, et sõda saaks läbi ja saaks vahest ikka käia. No vaata, sinus räägib jälle see patsifist, eks. Ma tean. Ei, minus räägib minu 25% venelast ilmselt. Okei, mida rohkem uusot, seda rohkem Jama. Jaamast. Okei, aga kui sa juba sõda mainisid, siis ma võin tegelikult sind mõtte nagu pausist välja aidata, et noh, äkki turgutan meelt, et nagu lihtsalt mul üks mõte nagu sellisest sarjast nagu Tagasi minevikku ehk et erinevalt siis sellest filmiseeriast, mis oli Tagasi tulevikku, Back to the Future, eks ole, et ma läheks nagu siis tagasi minevikku. Ehk et kunagi ajaloos olid, noh, ma olen ajaloo huviline, see värk on jah. Jääb kurssi. No jah, et toimusid igasugused sõjad, millel alati oli number ees, näiteks 30-aastane sõda, 100-aastane sõda, mis iganes, noh, mis 100-aastane sõda muidugi kestis 104 aastat, aga noh, see ei ole üks oluline, kes see tollal oskas numbreid lugeda käe peal. Et toimusid jah siis 30-aastane sõda, no oli veel neid, aga tänapäeva ühiskond reeglina ei pea vastu üle 4-5 aasta. Noh, esimene ilmasõda, teine ilmasõda, nii edasi. Siis majandus nagu kukub kokku, eks. Aga noh, praktika näitab, et vana aja sõjad olid ka niimoodi, et ega need järjest ei kestnud. Olid mingid viljakoristamise ajad, eks ole, vaherahusid, mis noh, kogu aeg vaikushetkene. Ja nagu praegu mingi 5 miljoni, ma ei tea, mobilisatsioon viib riigi lihtsalt pankrotti. Aga see selleks on. Et aga nüüd, tänapäeval on jälle need madala intensiivsusega relvakonfliktid. Näiteks Ukrainas läheb juba 10 aastat, kui võtame 2014. aastat, eks. Et need võimaldavad täitsa täiemahulist sõda 2 aastat, aga tegelikult see protsess või nagu konflikt kestab nii 10 aastat või kas või 100 aastat. Võtame Palestiina ja Iisrael, eks ole. Kas keegi mäletab üldse aeg, kui seal kandis ei ole sõda olnud? Lihtsalt need peavad olema madala intensiivsusega, siis saab üksteist tappa nagu väga pikalt. Ei ole vaja nagu kohe teha nii 2, 3, 4 aastaga ära. Ei ole vaja, eks ole. Ja nüüd ongi see värk, et kui mingisugune selline toppama jäänud sõda, eks ole, noh, lihtsalt nimetada madala intensiivsusega tegevuseks, siis võib 400 000 mättasse lüüa ja pole häda midagi, eks ole. Sama lugu on ju Koreaga. Seal ei ole rahu siiamaani sõlmid, kuigi noh, okei, nad üksteist vist otseselt ei tapa, aga lasevad raketti üle. Noh, piiri nüüd. Ja sõjamasin vajab raha ja raha tuleb kuskilt. Hiina Taim on sama lugu, eks ole. Ei, ma tahaks ka teada, kust raha tuleb, eks ma läheks ise ka teeks seda raha, aga noh, see raha tahaks saada. No see, okei, see selleks, see on isiklik. Äkki pead sõtta minema. Jaa, aga Maksud tõusevad. Tervitan veel kord Eestit, elage hästi ja makske maa eest maks. Meie siin teeme seda. Üks lugu veel, mis mul tuli meelde seoses siis nagu ajaloo vaatega, et kuidas see avalik sektor ja riigi pankrot on omavahel seotud. Ehk et siis Vene keisririigis oli 19. sajandil praktiliselt kogu elanikkond riigiteenistuses. Mitte lihtsalt alamad ja sõjaväekohustused, noh keisrile, vaid nagu praktiliselt kogu ametkond oli sõjaväelises teenistusastmestikus ja suur osa sest ka aadliseisus. Mis tähendab seda, et näiteks silmalt oli selline suur revolutsionäär nagu Uljanov ja tema isa oli ju mingi kooliinspektor või sellistene riigaametnik. Seega ta ei olnud ei vaene ega ta ei olnud ka surelik, vaid ta oli aadlik. Millest järeldubki, et kui suur aadel või väike aadel on suur revolutsionäär või vastupidine, siis hakkab tekkima see värk, et masinavärk, siis riigi aparaat koormab ennast üle. Ja tulemuseks on see, et varem või hiljem tuleb nagu dekapristid, eks ole, kes olid kõik ohvitserid ja aadlikud.
või mis iganes onju. ja Kreekas on sama olukord. Vaata, oli alles hiljuti, kui nad olid pankrotis. Põhjus oli see, et nad said küll Euroopa toetust, aga kuna avalik sektor oli mingi 1/3 või mis iganes elanikkonnast, siis ega see ei jõudnud talupoegadeni või lihtinimesteni. See jäigi nende taskusse. no Saksa pangad teenisid ka raha sellega. No päris kindlasti pangad tegelevad sellega, et raha teenida, eks ole. no jaa, aga see oli skeem, mis nagu see on, me jäämegi siia rääkima. Ei, me ei jää siia rääkima. Lihtsalt ma tahtsin öelda seda, et kui Hispaanias, Itaalias võib see veel olla, et suured riigid onju, aga Eesti-sugused riigid onju, kes räägivad kogu aeg õhuksest riigist onju, siis peaks just mõtlema selle peale, et kui ametkonnad kasvavad üle pea, siis varem kui hiljem sellest ametkondadest kasvavad välja revolutsionäärid. Et väikeaadlik, kes ei ole nõus nagu selle revolutsioonilise situatsiooniga, et nemad ei saa ja teised ei taha või vastupidi. Et siis nagu varem või hiljem ametkond, siis mitte ametkond, aga riigiaparaat massin kasvab nii suureks, et seal tekib kuskil mingisugune säde. Arvad? No, ma räägin ainult ajaloost, aga ma ei tea, mis see tuleb. Aga lihtsalt, et bürokraadid on riigi palgal, neid on palju ja nad tahavad kõik raha, eks? Nii. Varem või hiljem tekib revolutsioon, kui nad raha ei saa. Jah, aga ega siis ju kärpeid ei teostata tavaliselt ju kuskil nomenklatuuris. No, ma saan aru, nii palju kui mina olen neid Eesti uudiste pealkirja, ega ma välid lahti ei klikka, aga süda ei ole enam see, mis vanasti. Siis ma loen kogu aeg pidevalt ainult kärbetest. Aga võta kas või mingi EAS on ju, 1 aasta töötas seal 400 inimest, nüüd on 500 inimest. Pole see lahke. Millest ma räägin? Just see, et aparaat muudkui kasvab, varem või hiljem tuleb sealt kuskil mõni Uljanov, kes hakkab revolutsiooni tegema. Kas just sealt samast süsteemi? No mitte sealt samast, aga neid on teisi veel. EAS on IAS, CIA, FBI ja igasugused värk. Kliimaministeerium näiteks. Kusjuures, sellega veel üks huvitav lugu. Kogu aeg on juttu sellest, et me peaksime toiduaineid tööstuse nagu neid kulusid kahandama, et oleks võimalikult optimaalne see inimeste ära toitmine. Kõik see värk, et ei oleks liiga kulukas, et me sööme veiseliha näiteks ja veis sööb karjamaal muru, mida ta sööb, joob vett ka, mõtle, kui palju ta kulutab, eks. Sellepärast need ritsika söömised ja hiiretrotid muud, need söövad märksa vähem. Me võiksime minna selle peale üle. Aga samas on see, et mahetootmine on korduvalt kallim kui see tavatootmine. Eks? Mõtlen selles, et kui mina kas või poodi vaata mahetoodet ja tavalist toodet. Mahetoode on alati kallim. Jussi talutomatid 9. No näiteks, et Jussi vastu võib olla mul midagi, tervitame tema talu, aga mitte midagi isiklikku. Aga mõtlen selles... Pooled neist taludest on ka just juba kinni pandud. No kui ei lähe veel, siis pärast maamaksu kindlasti lähevad, eks. Kõik me ükspäev istume, läheme kõik kinni, aga ma loodan, et mitte selle saate pärast, aga lihtsalt üleüldse. Et võib-olla saame järgmine aasta ka veel muna koksida või midagi selle tõost. Aga mõte on selles, et ühelt poolt me tahame võimalikult madalaks saada toiduaine tööstuse kulusid ja samas mahetootmine on kallim, aga me soodustame seda, et siin on käärid, hundi onu, siin on käärid. Saad sa mu jutust aru? Ma päris ammu ei saa, aga see ei ole midagi uut muidugi loomulikult. Ma lihtsalt jutu jätkus. See tuletab mulle meelde kõiki neid olukordi umbes 30 aastat tagasi, kui me seal Kodutänaval olime. Jälle hakkab pihta see nostalgia laks, aga okei. Ei, ma olen sinuga nõus. Pigem oleks nõus. Ma olen sinuga täiesti nõus. Lihtsalt ma ei jaksa alati kuulata. Ei, ma mõistan, ma saan aru, jaa. Ega ma ei viitsi ka ennast alati kuulata, ma lihtsalt räägin. Ei, ma lihtsalt räägin seda. Ei, ma lihtsalt vabandan ennast sellepärast, et ma olen väsinud ja siis ma nagu... Sa ütlesest, et meie podcastist väsinud? Ei, mitte täna olen väsinud lihtsalt. Jaa. Et mulle meeldib sinu häält kuulata. Okei. Aga äkki Viina Prismasse loen veel ühe luuletuse, et nagu inimesi stimuleerida. Te muidugi teate, kust tuleb sõna stiimul. Stiimulus ja siis kreeka keeles. Mina ei tea neid.
siis ? see on üks pulk, millega vanad kreeklased eeslit, kes ei tahtnud edasi liikuda, noh, vankri ees stimuleerisid ehk edasi turgutasid. See pulk käis nimelt eeslile pärakusse, mille tulemuseks, tagajärjeks. Lootsin, et see ei ütle. Nojah, et me ei näita seda pulka, aga küll aga, et sa mõtlesid seda või? Seda pulka ma ei näita. Aga jah, et Viina Prismasse siis veel üks lugu. Siis ma panen ühe loo, et sa loe luuletus, ma panen ühe loo, mis minu... Sa paned selle, mis summutab minu luuletuse, ropud kohad vähemalt. Seejuures ma tahan veel öelda ühe lause, et kas sina tead, mis on Eesti tsensuuri esimene tsensuuri juhtum Eesti kirjanduses? Vist mitte. See on lugu sellest, kuidas kuidas see oli, et meie kassil kriimud silmad, midagi selle taustaks. Meie kiisul kriimud silmad, istus metsas kännu otsas, kepp oli käes ja piip oli suus. Ma saan aru teie mõttest, et noh, ma viitasin sõnale kepp. Ei. Kepp oli tal käes, aga mis tal suus oli, seda me ei tea, sellepärast, et selle koha peal oli tsensor pannud piip märgi. Me ei tea kunagi, mis selle kassil suus oli. Kelle luuletus üldse? Felix Kotta või midagi sellist? Ma ei ole kindel. Ma ei hakka praegu siin, igal juhul autoriõigustele ma ei pretendeeri. Küll aga võin lugeda kiiresti ühe loo Viina Prisma jätkuks. Saunik suri suitsuvingus. Alles eile, täna juba nina vingus. Küla talle raha korjas, matuse jaoks tööga orjas. Tänusõnad alt ei kuulnud, kuni suri lina tuuldus. Ise siibri kinni jättis, sauna küttis, värdjas, jättis. Suri tules, võõras saunas, elas nagu reisipaunas, pole sarnast flooras vaunas. Sauna küttis leili ruumis, suures püttis, loksus meski. Sauna pani, põles reski. Nüüd veskimees on väsinud, tukid juba kustunud, aamipalgid ära mustunud. Ei saa me läbi Läti ka ükspuha, kuidas sätiks ka. Veel hullem saunik pea rätiga. Suri linaks, sauna rätiks, saunalina, suitsuvina, moondub, hajub Eesti Lätiks. Ta oli pruun ja tume mees, kel surres veel oli koni ees. Nüüd suitsu sukeldumist teeb päästja tuletõrje mundri sees, nii et vesi perses keeb, ei tunne tõrjur tõrjumist, vaid igapäevane on vist, sest igaühes meis rassist, viletsus, kuusirp ja rist. Autor tundmata. Bravo, pikk lugu. Kas nüüd hakkame tegelema kaardiga või? Topograafiaga. Ma võin ühe väikse klipi veel teha. Teeme ühe klipi veel. Aga lähme seekord vist muusikalise osa peale. Ja, sulle sobib. Sobib väga hästi. Tead üks selline saade veel. Ja mina lähen suvepuhkusele. Ma omast arvast juba läksin. Ahah, näha on. Armas kuulaja, vaataja. Ma pean tunnistama, et see ei ole nii kerg, mida arvatasin. See on risk ja viletsus. Töörahva ajaleht. Jah, töörahva kurnamine, ma ütleks. Muide, uusot saadakse ka tavalise talupoja kurnamisel tehtud. Aga sellest me räägime järgmine kord, kuidas uusot teha. Ütleme niimoodi, et meie maast päevas 3 artiklit kirjutada oli palju lihtsam. Köömes. Muide, köömeid uusotesse reeglina nad ei pane, mõne sisse nad panevad. Me võime ühes saates ka rääkida saarlastest. Jah, Saamas on ka saar. Meie armastatud saarlastest. Just, tervitame saarlasi. Me läheme nüüd me läheme Pausile. Jah, teeme selle jah ära.